6. käik. Tere laupäeva õhtut, rallisõbrad! Rootsi ralli teine võistluspäev. Need lühikesed 4 katset on läbi ja sõidetud on kokku 8 kiiruskatset. Elfyn Evans juhtimas seda rallit ja ilmselt oma elu teist rallit ka võitmas. Ott Tänak kindlalt teisel kohal, tundub, et seda ei väära ka enam miski. Mina olen saatejuht Gunnar Leheste ja minuga on siin täna istet võtnud ja võtab ka homme Margus Murakas. Tervist! Tere! No Margus, oled sina suutnud seda rallit täiel rinnal nautida? 380 katsest on alles jäänud 140. Võib-olla mis üldse rallikajastusse puutub, siis tuleb. Ma täitsa mõistan Kaja Kallast. Mõistan ja nõustun kohati, et ka minu jaoks ralli kajastamine on ületanud taluvuse piiri kohati. Aga eks ta on nii nagu on, et aga see ralli jah, et tunda on kõikide osapoolte pingutust, et korraldaja, FIA, promootor, sõitjad, tiimid, et eks ta kõigi jaoks väljakutse ja katsumus on ja no, ka neid tuleb mõista, sest et Tšiili öeldi ära, et ei toimu. Me oleme ära unustanud ka, et Austraalia eelmine aasta ei toimunud. Ja nüüd, kui oleks Rootsiga läinud sama teed, et siis jääbki küsimus, et mis teil seal toimub? Mis kajastusse puutub, ma võin sulle pärast numbrid näidata. See, et ralli on lühem, pole karvavõrdki inimeste huvi selle vastu vähendanud. Need, kes on ninapidi telefonis, on ninapidi telefonis ka praegu. Ei, just. Lihtsalt küsimus ongi selles, et rahvale lähebki korda. See on klikipõhise meedia resultaat, lähebki korda rohkem piikrehvi ja kruusatee hingeelu, kui et võib-olla apteegireform või pensionireform. Just. Aga tänasest rallist rääkides, siis 3 katset, mis on katsemoodi olnud, on kõik kuulunud võimsalt Elfyn Evansile. Ott Tänak on kaotanud Elfynile vastavalt 3,2, 3,6 ja 1 sekundiga. Sa vaatad neid pilte, mis sealt All Live'ist tuleb. Näed sa, kus see vahe sisse tuleb? Kas Elfyn sõidab teistmoodi või on lihtsalt Toyota? Muidugi. Vaata, kui üks mees on teistest nii-öelda 3 koma. Hakkame ka sellest peale, et eilne päev oli ju tänase päeva peaproov. Ja. Kõik analüüsisid selle läbi, siia-sinna, kui ta rehvid kestavad, milliseks muutuvad teeolud, mis stardinuhmeriga. See analüüs, ma arvan, et oli kõigil väga kõva töö. Ja tänase päeva on suveräänselt Elfyn sõitnud kõige kiiremini. Ta küll räägib, et võib-olla kõik on kontrolli all, aga mulle ta selles poolest meeldib, et ta meenutab mulle natukene võib-olla oma sõidustiili ja suhtumise poolest Grönholm, McRae, Sainz. Ta lihtsalt läheb põhjagaasiga. Ta keerab kõige varem autokurvi ja ta sõidabki, nagu soomlased ütlesid Grönholmi kohta, miden sattu, et kuidas välja tuleb, nii tulebki. Ja tal tulebki välja. Ja ongi, et kui ülejäänud punt on tema selja taga 10 vahega, siis ta on lihtsalt 3,5 sekki kiirem. Ja nii lihtne see ongi, ta tuleb põhjagaasiga. No ta ise räägib, et ta kurve võtab võimalikult kindla peale, laiaks ei lase. Kui ta teiste sõidujoont vaatab, siis imestab, kuidas ta üldse nii kiire saab olla. See on see, mis ta räägib. Jah. Mis tänase Oti sõidu kohta öelda? Ei saa ka midagi paha öelda, kui sa oled päev läbi ainult teine olnud ja jääd siis palju ta nüüd kokkuvõttes siin kaotab 17,2 sekundit maha. Et võib-olla tuleks natukene nüüd vaadata kaugemalt, et kuna see hooaeg on meile pakkunud sellise sõitjate rotatsiooni võimaluse, siis miskipärast tabasin ma ennast sellelt mõttelt, et see Hyundai'ga sõitmine, äkki see ongi selline kivist vee välja pigistamine, et kui sa võtad natuke kaugemale, et Noivil on olnud 5 korda teine MM arvestuses. Peale Monte Carlot ma arvan, selle Hyundai mootor ei olnud veel korralikult maha jahtunud, kui Lööb ütles, et ta Rootsis ei sõida. Ei ole kindel, kas me selle kopsiku roolist seda veel kunagi sellel aastal näeme. Ja Oti meeleolu on meile kõigile näha, et kuidas need olukorrad seal on, et see on töö tegemine, tundub seal. Mul jäi Oti viimasest kommentaarist kõrva, et ta ütles, et ma tean küll, kuidas nii kiiresti sõitnud nagu Elfyn, aga lihtsalt nüüd ma tean, aga üks katse näed jäänud. Ma loodan, et ta ei mõelnud sellega, et ma tean küll, aga selleks on vaja Toyotat.
Noh, tundub, et nii on. Tundub, et nii on, et nende autode vahe, noh, samas jälle, no mis on 10, 20 kildi peale, mis on 20, kui 20 kildi peale isegi 3,5 sekundit, eks ju, et kui sa teed seal ühe kurvi, lased pikaks pehme peale, ei saa korralikult kurvist välja kiirendada, naks ja need sekundid kohe tulevadki. Aga see tase on seal niivõrd kõva ja niivõrd ühtlane, et kõik on käbid seal roolis. Et siis ka need pisiasjad loevad ja ongi, kas sul teljevahe on 40 senti, 40 millimeetrit pikem või lühem ja hakkabki sealt tulema. Ja tundub, et OEK mootor All Live'is saab vaadata või selles WRC Plussis nüüd neid onboard kaameraid ka, tänased esimesed kiiruskatsed, kus on 2 pikka sirget, seal on kiiruste vahe 201 Elfinil ja 194 tippkiirus Otil. No see sama vahe oli ka eelmine aasta Hondail ja Toyotal. Ei midagi uut siin päike seal. Just. Aga lähme edasi, Sebastien Ogier ja Kalle Roompere on siis päev otsa pendeldanud seal 3. ja 4. koha vahel. Mis sa arvad, kumb siis lõpuks lipi peal, lapi peal veel jääb? 0,5 sekundit, olgu öeldud, on viimasele katsele minnes vahe. Noh, vaata, Ogier on selline mees, kes tema nagu kunagi ta nagu hullu ei pane, kui sellest ei ole nagu eriti tungivat vajadust. Ma arvan, et homne punktikatse on tungiv vajadus ja seal ta paneb oma kogemuse maksma. No Ogier väga palju pole paljastanud, mille taha tema kiirus on jäänud, aga nii palju on läbi tilkunud, mingi seadistuse viga oli täna. Ei noh, võimalikult, need olud on ka sellised, et ega sellist, nendes sellisel piikrehvidega peaaegu mööda kruusa kihutamist, noh, palju sul kellelgi seda kogemust ikka on ja kui sa ka teed oma mingi kogemuse põhjalt mingi seadistuse ja see on natukene midagi sul ei sobi, see kohe mõjutab su sõidutunnet, feelingut ja kõike sealt edasi johtuvat. Aga täna siis päev läbi seal otseülekandes, kui seal rallipargis ringini jalutatud, siis intervjuusid võetud, siis tundub, et kõige sirgema seljaga kõnnib ringi selle seltskonna vahel Harri Rovanpera, kes on oma poja üle üliuhke. Teist rallit WRC autos ja sellises konkurentsis? Peabki olema ja ongi põhjendatult loomulikult, et ütleksin veel seda, et me unustame ka selle ära, et Harri või Rovanpera pani ju Arctic Laplanda ralli, 200 kilomeetrit ka sõidetud, et loomulikult see oli ka talveralli, see ei olnud kruusaralli, et aga selle poolest väga kiiresti kohanenud ja noor sõidumees ja tubli sõidumees ja näeme ja kuuleme tast veel küll ja küll. No WRC kommentaator ütles, et ta lausa kardab selle poisi karjääri pärast, et kuhu see lakke võib lennata? Mis siin nii väga karta, võidab lihtsalt ju. mis siin nii ta on. Küsimus on selles, et millal, kui kiiresti, eks. Esa-Pekka Lappi leidis ka päeva lõpuks siis kiiruse üles. 7. kiiruskatsel oli 4. No minul on küll alati hea meel, kui Lappi lõpuks kiiruse üles leiab, sest tegu on sellise kõige lahedama olekuga rallisõitjaga, selline rulasõitja mentaliteet, et läheb, kuidas läheb, andsin ennast parima, rohkem ei saa, vaatame, mis tuleb. Just, suhtumine on paigas, et kui tuleb hoog, siis on hästi ja kui väga hoogu ei ole, siis veene lõikama ka ei lähe. Igatahes Lappi konkurentsitult parim M-spordi mees praegu ja kaotab Evansile 34,7 sekundit ja Rovanperale 5,4 sekundit, ega samuti 3. koha konkurentsis niivõrd kui sees veel? Ikka jah, et need vahed on seal nii väiksed ja kui need homsed ilmaolud või tänaöösed ilmaolud, kus see lubab seal pussnunge taevast alla ehk paduvihma, et keegi ei tea, milliseks need teeolud muutuvad ja palju sealt neid kive kuskilt põhjast välja kaevatakse, et kui hakkavad juba rehvid pihta saama, et see muudab selle sõitmise väga fortuunaks, et selles mõttes midagi veel enne homset kindlalt ei ole ja seal võib olla üllatusi, nii et kõik me ahetame. Just jäigi võib-olla siin podcasti alguses nimetamata, et korraldajad võtsid ühe katse veel lühemaks, lõikasid siis vahelt ära homse esimese katse, sest lubatakse kuni 10 soojakraadi vist ja palju vihma. Peep Pahv koha pealt kirjutas mulle, et ei ole kindelgi, kas see viimanegi katse üldse toimub. No seda hullem, et loodaks ikka, et võiks ikka toimuda, et aga see on loomulikult korraldajate otsus, turvameeste otsus, turvakomisjoni otsas, et see kõigepealt eelkõige loomulikult. Mõni asi oleks siis täna õhtul ära sõita, olud on enam-vähem
teeme ära, saame kaelast ära, onju. Meie vaatevinglilt küll, et poisid, mis see on, et sõidame veel, päev alles ju poole peal, et kõik õige, aga noh, on ajakava ja on omad ralliplaanid ja see korraldamise pool nii lihtne ei ole. Aga mis sa arvad, M-spordi Leer vist väga rõõmus ei saa olla, kui nende parim mees on 5. kohal ja teine mees alles 8. Noh, jällegi, et ma paneks selle kõik sellise, terve see Rootsi ralli, alates millal, kas toimub või ei toimu ja tiimide ettevalmistus ja kõik see mõjub ju tervele meeskonnale, sõitjale, ma kujutan ette või ma arvan vahelt niimoodi, et ja ega seda keegi vist nii väga tõsiselt ei võtagi, kui Adamo teeb vahepeal juba avalduse, et ta ei sunni sõitjaid osalema võidusõidul või võivad pooleli jätta või midagi sellist, et siis ongi see, et kui tõsiselt seda keegi võtab, et vaatamata, et Via, et ükskõik kui palju te poisid katseid sõidate, ikka saate oma täispunktid ja tehakse veel seal rehvivahetussoone või tsoone juurde ja et ikkagi kõik kestaks ja kõik saaks kuidagi moodigi selle ralli sõidetud ja saaks nagu linnukese kirja ja et oleks ju sündmus tehtud, et kõik püüavad tegelikult. Seda enam tundub nagu uskumatu, kuidas saadi mööda vaadata sellest reeglite pügalust, et pool rallit, pooled punktid. See on jõud. Kuskil on see jõud. Ma arvan, see on lõpptulemus on see, ma arvan, et on kõige rohkem siin ikkagi promootor selle surve taga. Mis arvad, kas see sama fakt, et tegelikult ikka täispunktid antakse, sunnib sõitjaid natukene nagu tagasi ka hoidma, et nii palju mängus, nii väikse aja peale antakse nii palju punkte? Võimalik küll, jah, ja nüüd kui ka veel, kujutad, kui ei peaks seda punktikatset ka toimuma, et siis saadki siin mingisuguse, mis sa saad siis, lõpetad 130 katsekilomeetri eest umbes või 120 katsekilomeetri eest saad 25 punkti. See on, pole Saaremaa rallitki. Thierry Neuville hetke ralliliider, aga mitte ilmselt kauaks, sest homme, kui kõik läheb plaanipäraselt, Evans tal selle koha üle võtab. Mis sul tundub, kuhu tema kiirus jääb? Ega tema väljaütlemistest ei saa üldse mingit sotti. Ta väga ei kurda, ütleb, et kõik on hästi, aga samas 39 sekundit on maas. Minu arust ta selle Hyundai's sõitmise hooaja, kui pikalt ta seal sõitnud on neid aastaid, ega ta ei ole kunagi ju kritiseerinud, ütleme, oma tehnikat, et see on ka mõistlik, aga kui sa nüüd seda Rootsi rallit vaatad, minu arust, kas äkki esimesel katsel, kui tal praegu mingi 30 sekundit seal liidriga kaotust, kas ta äkki esimesel katsel sai juba 17 või? Et seal ta, et võib-olla ei olnud kohanenud ja kõigil olid olud, et sa ühe katsega võtad poole, kuigi see ralli on lühike, aga ikkagi, et kuidagi see esimene katse äkki leida sealt. Tal oli 3. katse 10 sekundit kaotust. Mis tal esimene oli? Esimene oli tal 4,4. Lõpus kokku tulebki. Teine katse oli ka 8,4 ja nii see niimoodi kasvab, jah? Ja. Okei. Et eks ta seal eesminek, kui tal ei olnud ühtki jälge ja kui sa ka vaatasid seda testikatset, et need olud tõesti, et kui WRC-d sõidavad, nii palju kui neid seal oli, sõidavad esimese tiiru testikatse ära ja see on nii kõva kruus, et isegi jälge jääb maha, et seal ei saa ka mingit korralikult pidamist olla, keegi ei tea, mis konditsioonis on rehvid, kuidas need toimivad, millal nende pidamine lõpeb. Et eks need olud, ma arvan, et kui tõsiselt seda keegi võtab ja kui on see üldse, kas sõidame või ei sõida ja kõik see, ma arvan, mõjutus teda. Neuville'i selja taga siis 7. kohal jääb 10,5 sekundit belglasest maha on Greg Breen. Mis arvad, Andrea Adamo natuke kahetseb juba selle otsust, et pani lööbi asemele Breeni. See eelmisel aastal sai siin hästi hakkama, aga tal ei olnud võimalik, kui lööb ise ütles, et ta ei sõida. Eks, et võib-olla ta siin võiks seda nüüd mõelda, kas Breen või Mikkelsen. Aga ma arvan, et seal ei oleks olnud vahet, et täna see nende kiirus ongi selline, nagu nad on ja ütleme nii, et Ott on kastanid tulest välja toonud, et annaks jumal, et nii läheks, nagu ta praegu on. Ega me vist hetkel veel ei tea, kes võetakse Mehhikosse kaasa, Breen, Mikkelsen, Sordo või lööb? Ei ole mul ka õrna aimugi. Et saame näha. Puhas õunte pealt ennustamine. Eks tiimijuht teeb ise oma otsused ja küllap tal seda informatsiooni või ütleme, teavet, mille põhjal otsustada on piisavalt.
Teemu Sunninen 8. koht ja jääb Elfyn Evansist tervelt 1.14,8 maha. No ei ole üldse seda kiirust see nädalavahetusel üles teinud. Nojah, ja oota see testikatse näpukas, mis tal seal oli, et seal selle auto kuidas öelda, et saba sõitis alt ära ja see spinn juba poole kurvi pealt pihta hakkas ja sinna blokeeritud ratastega ta sinna võsa poole soistis, et ma arvan, et ja kui neid ülekandeid, ralli ülekandeid nii-öelda in-car kaamerast näha, et kuidagi see auto saba tal minu arust, mulle ei siuke tunne, et selle pidamisega tal seal probleeme oli ja see tema sõiduhooguga pärssis, et kui ei saadud seda pidama, siis ei saa pidama ja saba pidamine autokiiruse suures osas kurvi läbimisel mõjub. Kes võiks homme punktikatsel kõige rohkem seda 5 punkti tahta? Ma arvan, et Evans on samas olukorras, et kui me eelmine aasta rääkisime, kuidas Ott ta võidab katsed ära, tal on 25 punkti taskus, siis ta paneb veel punktikatse ka 5, võtab sealt ära ja vaadates seda Evansi kulgemist nüüd Rootsi rallil, ma arvan, et äkki ka niimoodi läheb seal punktikatsel. Loomulikult, ega kõik seal tahavad saada, ralli on olnud lühikene, just need mehed, kes võib-olla ei ole lootnud või ei ole, kellele see tulemus ei ole olnud selline, nagu ta lootis, ehk siis Neuville kindlasti ei ole oma kohaga rahul, et tema läheb kindlasti hommega suruma, aga millist resultaati see surumine toodab, eks seda saame homme näha, et see punktikatse, kui ta toimub, kindlasti see pole väga põnev ja kui seal nii palju neid surujaid on, küll seal hakkab siis ka juhtuma midagi. Me pole sellist varianti, ma ei tea, kas üldse kunagi on WRC sarjas olnud, et viimasele päevale jääb ainult üks katse ja see tähendab, et meil ei ole seda esimest läbimist, mille põhjal saavad mehed autosid testida punktikatseks. Kas seadistada legendiparandusi teha, mitte mingit informatsiooni ei ole. Muidugi tuleb seda öelda jälle seda, et vaata sellistes ootamatutes oludes, et kui ei ole mingit kogemust, et siis siuke õnnefaktor on jälle hästi oluline ja eks sellised kiired kohanejad, ma arvan, et ka meie esipaari kohta võime seda julgelt öelda, et need on siuksed kindlasti kiired kohanejad ja saavad võõraste oludega võib-olla kõige paremini hakkama. Kiired kohanejad on kindlasti ka Evans ja Romampere, kes on Toyotaga suurepärased kohanejad, eks? Seda kindlasti. Igal juhul põnev saab olema. Kui punktikatset ei peaks toimuma, siis arutasin kokku MM-sarja üldseisu ka. Evans läheks Mehhikosse liidrina 42 punkti, Neuville temast 4 punkti maas, 38, Ogier omakorda 4 punkti maas Neuvillist, Rovampere 25 punkti, Lappi 5, 23, Tänak tõuseks 6, 18, Sunninen 11 punni ja 7, Katsuta 8, Priin Lööp jagavad siis 6 punkti. Mis sa Katsuta sellise 2 ralli kohta võiksid öelda? Vaata, täna siin päeva lõpus juba päris hooga hakkas minema ja ta on kindlasti selline sõitja, kes kogu aeg areneb tasapisi, tal ei ole sellist hullu tõusu, aga küll ta saab hakkama ja küll ta väga kiireks, kui tal ikka võimalust antakse ja teda seal peetakse, et siis küll ta saab ka ikkagi väga kiireks. Tabasin ennast täna mõttelt, et ilmselt kui Katsutat ei oleks, näeks me veel Latvalat täis hooaega tegemas. Katsuta on selline ühiskondlikel alustel Toyotas natukene... seda küll jah, aga jälle me ei tea, mis otsused, mis kaasa toovad, et võimalik, aga Latvalat, et nüüd, kui see Rootsi ralli ebaõnnestus, et võib-olla ta siis ikkagi kuldavasti Sardiinias põrutab edasi. Jah, eile õhtul tulid uudised, et Latvala kõigepealt ise võttis selle teema üles, et peaks ilmselt mingit kompensatsiooni nõudma, et ei olnud nagu päris minu süü, et teisel katsel juba auto hakkas välja surema ja siis Mäkinen siis lõpuks ka ütles, et ilmselt talle Sardiinia sama autoga anname. Ja loomulik, täitsa loogiline otsus, et härrasmeelik otsus. Mis mulle Latvala puhul täna eriti meeldis, oli see, et ta istus terve päev seal Toyota telgis ja oli kogu meeskonnaga koos, mitte ei kösitanud kuskil hotellitoas nina norus, vaid ikkagi meeskonnamängija. Ei, kõik õige, et mis tema puhul võib-olla imestada võib-olla sellel võidusõidul harjumatu kiivri ja kinnaste värv.
Mis sulle veel sellest rallist silma jääb, kui sa vaatad rallit, jälgid sa nagu tavainimene katseaegu, jälgid sõidujooni, mida sa kõike jälgid? Ikka vaatad sellise pilluga, et võib-olla mõnda rallit rohkem, mõnda vähem, aga selle Rootsi rolli kohta võib-olla isegi üle keskmise rohkem, sest et niisugust olukorda veel ei olnud, kus toimub või ei toimu, palju sõidetakse, mismoodi sõidetakse ja kuidas nende oludega hakkama saadakse ja kõik see rehvide ümber seonduv ja kuidas need probleemid lahendatakse ja kõik see, et kuidas need korraldajad sellest olukorrast välja tulevad ja milliseid otsuseid tehakse ja võetakse, et küll seda juhtumist on terve selle sündmuse ümber olnud. Eile Urmoga ka arutasime, et kas talverallidel üldse on WRC sarjas tulevikku, kui see kliima niimoodi jätkab? Selles plaanis ta nagu olla võiks, et kui me sõidame ikka asfaldi peal ja sõidame kruusa peal, võiks kuskil, kui sellised looduslikud tingimused ikkagi kuskil on, et kas me nüüd leiame selle koha nüüd Skandinaavias kuskil, mis on samas nagu natuke nagu vähetõelane, et kui meil siin juba mingisugune Soome ralli ees on, et võib-olla see Põhja-Ameerika või Kanada värk ei olegi üldse paha mõte, et võib-olla ta sinna poole ka liigub. Või Rootsi ralli lihtsalt kõvasti põhja poole ja rohkem Soomele lähemale? Jah, kui see on, leidakse koht või nii-öelda toetav infra. Viimasena küsin veel, et mis sa arvad, kas homme mõeldakse natukene Mehhiko ralli potentsiaalsele esimesele stardikohale ka, et seal on see tee puhastamine on ikkagi üsna suur faktor reedesel päeval? On küll, aga vaata selle tee puhastamise jutu killib kõik vihmahoog, on ju. Et ega seda ei ole täna ju ette teada ja ma arvan, et ei mõtle keegi sellele stardikohal peale tulevasel rallil. Võib-olla see on see, et kellele Rootsi ralli ebaõnnestub, siis sellele on nagu see lohutus, et mul on siis vähemalt võimalus Mehhikos paremal stardikohale, aga ikkagi punktide kogumine on ikka pea eesmärk kõigile. Oled sa jälginud, mida meie teised mehed ka teevad? Raul Jeets, vaatame nüüd, kas ta selle katse on juba lõpetanud. Muidu WRC 3 klassis oli hoidmas 7. kohta ja junior WRC Ken Torn endiselt 4. Sellel katsel siis oma klassi 6. Vahepeal näitas siin ka 3. aega. Kulgevad ja tähendab, et see keerulise ralli lõpule tulemine, see on juba omaette märgilise tähendusega, et seda enam, et niisugustes oludes ei ole mitte keegi sõitnud ja see kindlasti sul kogemuseni sõidust, autost, tervest sellest rallivärgist ja seadistustest ja see on kulda väärt. Tundub küll nii, et sa ise oleks eelistanud, et see ralli üldse võib-olla ära oleks jäänud, kui sa nüüd sõitjate rolli ennast paned, et vaata see, et kui seal on nii palju agasi ja nii palju viimase hetke otsuseid ja kogu aeg olukord muutub, et ühelt poolt ta paneb kõik osalejad nagu raskesse olukorda, aga samas see olukord on kõigil ühesugune selles mõttes, et loomulikult ralli ongi loomult ohtlik, aga üle mõistuse ohtlikuks ta ei saa minna, ei saa turva poolt nagu ära unustada, et ta on ikkagi talveralli, aga kui me ikkagi nägime, et seal ikka kohati ka lund oli ja nii lume kui kruusatolmu, ehk siis miinuskraadis sõideti, et kui ta seekord oli selline, ma arvan ikkagi lõpptulemusena kindlasti parem, kui ta toimus, et kui ta ei oleks toimunud. Absoluutselt. Tuletame veel meelde, et saatesse on võimalik saata ka küsimusi, millele siis homme üritame vastuseid leida aadressil 6kaik@delfi.ee. Meile laekus täna täpselt üks küsimus, mida me ei ole veel puudutanud. See on küsimus, milline uuendus on Hyundai'l selleks aastaks uuel autol. Sain sellele vastuse, et ainult diffuuser on uus. Proovisid testidel ka seda keskel asetatud väljalasketormu, aga millegipärast seda rallidele kaasa ei võtnud. Seda oluliselt paremini ja rohkem kui mina, et ma pole sellestki midagi kuulnud ega näinud, et aga eks nad kindlasti tööd teevad ja eks nad seda autot sõitjad enda järgi sobitavad, et kui neid sõitjaid seal ikkagi vahetub, siis. Selge, aga siit stuudiost tõmbame juttudele joone alla ja kuulame lõpetuseks ära, mida siis Martin Järveoja ja Ott Tänak ise rallipäeva lõpetuseks ütlesid. Kohtumiseni homme! Aitäh! Kuues käik. Suht sarnane eilsele.
Kui sa võrdled esimest või sa võrdled seda eilset päeva tänast päeva, siis kummaga sa rohkem rahul jääd? Ei, mõlema päevaga jääme rahul, et iseenesest okei, nagu ma ütlesin, et midagi erilist ei olnud, et loomulikult me väga üritasime ja kindlasti tahtsin endast maksimumi anda, aga hetkel veel seda enesekindlust ei ole, et päris 100% piiri peale minna. Kuidas see harjumine autoga käib? Eks ikka võtab natuke aega. Sa eile ütlesid, et teete õhtul inseneridega võib-olla autoris mingid muutused, kas need muutused läksid täppi, võid niimoodi öelda, või ei olnud neist väga palju abi? Jaa, ikka tegime ja eks me natukene üritame avastada, et ma iseenesest usun, et suund oli õige, aga ralli jooksul üldiselt muudatused, mis me teha saame, on väga sellised väikesed, et suuri muudatusi siin koha peal ei õnnestuda. Ütlesid vahepeal ka, et sa pole harjunud teisel kohal olema. Kas Elfin Evansi selline kiirus praegu üllatab ka? Ma ei tea, raske on öelda, mis siin rallis üllatab, aga eks ütleme, et nii on ette nähtud, et keegi peab esimene olema ja hetkel ta teeb väga head tööd. Kas tänased olud eeldasid natuke teistsugust sõitu ka või teistsugust seadistust võrreldes eilsega? Ei, mitte väga, et ta oli võib-olla kohati natukene lumisema, aga see lumi oli pigem värviks. Kuidas sa hindad seda, et homme üks katse ära jäetakse, et see olud ilmselt ei kannata sõita, et väga lühike ralli, et kuidas seda sükst, siin ralli korraldamist sellisena üldse hinnata? Mis ma ikka sinna teha saan, et need olud sellised on, et see ei ole kindlasti meie kätes. Teine võistluspäev selja taga, kuidas hindad? Ja, et samad katsed, mis eile, et selles mõttes olid natukene tuttavamad teed ja olud olid võib-olla isegi täna natukene isegi paremad, et seda pidamist oli kohati rohkem, aga sellegi poolest vaadates ilmateadet, siis homme tuleb kindlasti kõige suurem katsumus on. Ütlesid, ralli on lühike eile ja tuleb seda rohkem pingutada, et see kehtib ka homse päeva kohta. Ainult üks katse ongi, sest teine kiiruskatse jäeti halbade ilmastikuolude tõttu ära. Jaa, et ma ütlesin, et ralli on lühike, aga ega pingutada tuleb alati, et vahet ei ole, kas on pikk ralli või lühike ralli. Aga tõsi ta on, et homme, nagu ma ütlesin, et praeguse prognoosi kohdalt tuleb väga tugev vihmasadu, et ma arvan, et eks paistab, mis need olud teevad, aga kindlasti väga keerulised olud. On teil mingit infot ka, kas te stardite ju paremas järjestuses ja suht tagapool, et kas see teie jaoks võib olla juba päris lagunenud? Pole õrna aimu ka, et eks see oleneb kõik sellest vihma hulgast, mis seal maha tuleb, et kui hästi see jääkit seal vastu peab, et kas ta läheb lopaks või mis ta teeb, et seda ei oska praegu küll öelda. Sinu vaatevinklis, kuidas teil Hyundai'ga harjumine käib? No näed, sõidame siin hetkel teine koht, et saab paremini, aga ma arvan, siiski võib rahul olla. No pikalt rääksid siin, kas oli insener, et millest te rääksite? Mida saaks paremini teha? Mida saaksite? No on nipet-näpet, eks need on, las need jäävad meedia. Küsimus on ikkagi nagu seadistamises? No mina seda seadistamist ei oska kommenteerida, et minul siin üleüldised asjad, mida saaks oma järgi sättida ja mida saaks veel paremini teha. No Martin, ütleme ausalt, teine koht ikkagi Hyundai'ga te pole palju kilomeetrit saanud, see on ju väga hea. Ja hetkel, nagu ma ütlesin, et hetke seisuga võib rahul olla. 6. käik.